Kas sa pead oluliseks, et autoga sõites on turvarihm kinni? Jääteel ei pane, see on keelatud, jätame koduhooviga välja ühesõnaga. On see oluline, alati turvarihm kinni autoga sõites? No ma tean, et sa seda ütled, aga kas sa ütled sellepärast, et sa tead, mis on õige vastus või sellepärast, et see on su isiklik põhimõte? See on täiesti minu isiklik põhimõte. See kõlab hästi. Sa paned alati kinni järelikult? Kõrvalistuses paned ka kinni? Tagaistudes? Taksos tagaistudes? Millest ma teen kiire järelduse, et sa pead liiklemisel turvalisust oluliseks? Minu kooli poiss, aitäh sulle. Mis tähendab seda, et sa roolis olles sõidu ajal mobiiltelefoni ei näpi? Sa oled geniaalne, sa oled üks väga vähestest muideks, päriselt. Võt see oli konkreetne vastus. Võrrelge nüüd selle sama küsimusega, et kas sa usaldad, ei usalda, kas firma on usaldusväärne, ma ütlen, et kõhklevad, natukene sellised mõtlevad, võib-olla mõtlemised. See oli praegu nii konkreetne, et sellised, ma ütlen, et 100 inimesest 3-4, mitte rohkem. Nii et aga paku, mida rahvas praegu teeb. Olge head, edaspidi palun mitte keegi, kes selles roolis istud, ärge näppige roolis olles sõidu ajal mobiiltelefoni. Ütle, Gert, kas ma olin praegu viisakas ja konkreetne? Kas ma võin olla täiesti kindel, et siin ruumis viibivad, mina nüüd kaasa arvatud, enam ei näpi roolis olles sõidu ajal mobiiltelefoni? Oot, stopp. Aga ma olin ju viisakas ja konkreetne. Helen, palun ära enam mitte kunagi näpi mobiiltelefoni sõidu ajal roolis olles. Kristjan. Ja nüüd mõtle palun, kas sinu peas töötab vastutöötamine või pooltöötamine? Mis sul peas toimub? Autoga sõidad? Juhid ka? Mobiili näppinud oled roolis sõidu ajal? Valetad. Sa tahad mulle öelda, et sa oled suutnud roolis autoga sõita nii kaua, kui sa oled ja mitte kunagi roolis olles pole näppinud mobiiltelefoni. Soovin oma vastust. Ausus maksab ka midagi. Oled näppinud? Ebamõistlik. Ära palun enam näpi. Kas see on kokkulepe? See on kokkulepe. Ole ja räägi nüüd Markole ka, et ta ei näpiks mitte kunagi enam sõidu ajal mobiili roolis olles. Vaata, kas ta kuulda võtab. Näost näha. Varem nagu sarnasel teemal rääkinud. Sõidad sa autoga? Vahel tuleb ette. Sest niikuinii näpid, eks ole. Ja kui sa tead, et sa sõites niikuinii näpid, siis ära parem sõida. Ära võta lolli riski, kui sa tead, et vea tõenäosus on suur. Aga see on üks hea lihtne näide, mida me niikuinii kasutan hästi palju. Ja küsimus ongi, kuidas me nüüd käituma hakkame. Ehk mõtlejad, kas poolt või vastu, rääkijad poolt vastu. Aga ütleme niimoodi, Gert, et sa suutsid mind ikkagi üllatada. Ma olen oodanud, et keegi on nii konkreetne, aga need on tõesti üliharvad, selles mõttes päriselt ülikõva sõna. Aga tervikuna just nimelt, kui on vaidlevat tüüpi inimene, siis kalduvus on hakata jonnima. Mida jonnija teeb nüüd? On ta siis mobiilinäide või mingisugune muu meeskonnatöö näide, siis jonnijal on kogu aeg mitu põhjust. Mitte teha. Vabandused, põhjused ja ta kogu see verbaalne ja suhtumislik osa väljendub, ei ole võimalik, ei saa sellepärast, et tuletan meelde, eeldus on ju olemas, et infost on aru saadud. Ja teine, mis on hästi huvitav, efektiivsed jonnijad, kus vaidlemine on juba läinud üle mõistuse, siis nende võime on alati süüdistada teisi. Sellepärast, et tema piltlikult öeldes ülemus ei öelnud, kolleeg ei aidanud, alluv ei teinud, tarnija ei toonud, klient ei öelnud. Olgem ausad, reaalselt. Kui ülemus ei öelnud, mine küsi uuesti, ta ütleb hea meelega. Kui kolleeg ei aidanud, siis järgmine kord ära palun vihja, mine ütle konkreetselt ja viisakalt temaga arvestades. Kui alluv ei teinud, siis vaata endale otsa, sa andsidki nii uduse ülesande, et mitte keegi ei saagi sellest aru, mis mõttes tarnija ei toonud. Sa isegi ei öelnud talle niimoodi, et tarnija tooks. Klient ei öelnud, muidugi ta ei öelnud, sa ju ei küsinud, eks see on meis kinni. Ja kui inimene suudab nüüd selle jonnimise energia panna, et mina midagi teen, siis hakkab asi muutuma. Ehk põhimõtteliselt inimene, kes on loomult vaidleja, on loomult erakordselt järjekindel inimene, jällegi, kui meeskond aitab kaasa. Ehk siis selle sa ütlesid, et sinus on vaidlejad. Ma võin kihla vedada, et sinu järjekindlus on selline, et sa ise ka veel ei tea, kui suur. Küsimus, kas meeskond toetab sinu vaidlemisele kulutatud energiat aru saada järjekindluse suunas?